Matteo Carcassi opus 60 number 9 Allegretto Grazioso. Ja kuidas ma teda siis õpin ja mis takistused ja mis asjad mul siin ette tulevad ja kuidas ta siis lõpuks kõlama saab, näedki kohe selles samas videos. Ja video on pikk, ilmselt ühe istumisega seda ära ei jõua vaadata ja ta ei olegi mõeldud see, et sa vaatad seda kui filmi või midagi. Aga sa võid nagu skipida järjest vaadata, mis toimub ja võib-olla mõnda harjutuskorda jälgida järjest, sest ma arvan, et siit leiab häid kilde, aga leiab ka kohti, kus vot, näe Jakob, siin saaks neid saanud teistmoodi harjutada. Aga selliseid hetki leiab kindlasti. Ja miks see üldse filmitud sai, kõik need kokku, on mitu põhjust. Esiteks, et mul oleks endal võimalik vaadata, mis ma teen harjutades mingit tasandit või asja. Lisaks see, et ma oleksin tubli harjutaja. Ma nagu lubasin filmida ja kavatsen filmida, et siis filmisin. Ja siis on ka see, et ma saan õpilastele näiteks mingeid klippe näidata sellest, et jah, ka Jakob võtab 15 korda tagasi ühte ja sama kohta, parandab ja uuesti, kuni see lõpuks jooksma hakkab see koht. Või siis kui ei toimi, stopp, teen mingisugust legaatoharjutust eraldi või üks käis või teine käis, ehk siis seda lugude lahti lõhkumist ja kõike seda, mida ma õpetan õpilastele, et ma teen seda ise ka. Head vaatamist.